Ja Märt, ma kuulen sind väga hästi, ma loodan, et teie kuulete ka seal saalis mind, sest siin koridoris kohutavalt kajab. Me oleme tulnud ühte väga salapärasesse koridori. Siin nimelt peaksid toimuma superstaari esimesed proovid, kuid kellega, kes teda õpetab ja kuidas ta läheb, kas ta ikka oskab laulda, seda saamegi kohe siit ukse tagant teada. Lähme vaatame. Stopp korra. Nii, ei väga hästi laulad, see on ühtki kriitikat ei ole, aga nüüd mõtle selle peale, et see ei ole mitte lihtsalt laul, vaid see on sõnum, mis sa tahad öelda, on see, et kuidas noorel Oliveril siis läheb, et kui palju siin nuute praegu mööda läheb? Väga hästi läheb, et ta laulab puhtalt, viisipidamine on täiesti olemas, et tundub, et selline tavaline Eesti kooripoiss, et ta vist on ikka laulnud küll enne. Ja natukene julgust ja tugevust veel häälda juurde ja ta saab väga hästi hakkama, et praegu Ain räägibki, et kuidas siis nüüd laval olla, kuidas selles rollis olla ja kui ta selle kätte saab, siis see laul juba tuleb. No selline rohkem teid ei sega siis. Just see ongi see, et oma kohmetust ta üritab varjata sellega, et ma olen nii mees, kuulab Lika, mis mul sulle öelda on. Sina oled 16 või sa oled 17, aga mina tean, kuidas maailmas asjad käivad. Nii, võtame uuesti algust. Nii. Said just 16 peagi saad 17 kasuta kallis pead. Ära sa tõrgu, tasa ja targu suure Jaak Joala muiega. Said just 16 peagi saad 17 poisid kui loogu sein. Ja vaata teda. Liiderlik Märt võib püüda su kätt ja hojana voolab. Ja Lisl vastab. Võtame Lisli teemast nüüd, palun. Hüppame üle. Ja, palun. Sinul kõigid sama. Sain just 16 peagi, saan 17 natuke küll nain. Öelda või poiss, et olen küll kõiks ja seegi Jätame nüüd sinna rahulikult harjutama, aga ühest superstaarist ju päris staari, päris ainult laulmine ei tee, selleks on vaja palju rohkemat muud. Nii et mul on tunne, et teiega kohtume natukese aja pärast taas.